6 Eestimaa paigas algasid esmaspäeval Eesti Jalgpalliliidu suvelaagrid, kuhu oli ennast kirja pannud 171 vutihuvilist last. Laagrid toimusid Avinurmes, Haapsalus, Väike-Maarjas ning Tallinnas Kotka staadionil, Maarjamäe kunstmuru väljakul ja Sportland Arenal, kus juhendasid lapsi kokku 22 treenerit. See projekt on eelkõige mõeldud nendele lastele, kes nagu jalgpalliga tegelikult ei tegele, et tuua neid rohkem jalgpalli juurde. Et läbi nende laagrite siis anda neile selline hea emotsiooni impulss, et selle mänguga tegelema hakata. Suvelaagrite eesmärgiks on anda lastele võimalus läbi jalgpalli teha sporti ja sellega nende tervise tugevdamine ning kehaliste ja vaimsete võimete arendamine. Nendel oleks suvel midagi teha, et ei oleks igav ja jalgpall on ju see kõige lihtsam ja kõige ägedam asi, mis lastele kõikidele meeldib. See on ka peamine, millele keskendutakse, ikka jalgpall. Jalgpall on see põhisõnum selle asja juures ja põhiosa selle juures, aga ei ole niimoodi, et nüüd on siin nädal aega tehakse mingi treeninglaager ja jalgpallitrennid, et nalja ja fun'i ja muid asju ka, et täna näiteks tegid just viktoriini endale sees seal. Jalgpallis suvelaagris on oluline, et lapsed liiguvad ja neil on huvitav ning et kui lapsed tahavad ka järgmisel korral osaleda, siis see näitab, et laagrites aetakse õiget asja. Selle jaoks see projekt kunagi ilmselt loodud sai, et siit keegi saaks tule tiibadesse, et kõige kuulsam selle laagri siis vilistlane on ju Mattias Käit. Miks aga lapsed valisid just jalgpallilaagri? See on lõbus mängida ja lõbus. Kõik. Lõbus on joosta ja lihtsalt on äge mäng. Seal saab palliga mängida. Ma ei tea. See on tiimimäng. Mis mäng? Tiimimäng. Tiimimäng? Tiimimäng see on. Mis sulle meeldib jalgpalli juures? Väravahta olla.